Veen sisemisi tülisid Iisraeli valitsuse kõrgeimal tasemel. Eile õhtul tegi kaitseminister Israel Katzi šokeeriva avalduse ja vallandas otse-eetris IDF-i keskväejuhatuse juhi kindralmajor Avi Bluthi. Veelgi enam, IDF-i staabiülema büroo teatas, et neid ei kaasatud otsusesse ning uudis tuli neile täieliku üllatusena. Intervjuus Iisraeli kanaalile 14 teatas Katz, et nimetab ametisse kindralmajor Dado Bar Khalifa, keda ta nimetab võidule keskendunud ülemate põlvkonna esindajaks. Kindralmajor Avi Bluthile on omistatud tunnustust oluliste poliitikainitsiatiivide juhtimise eest, mis toetavad Iisraeli kogukondi läänekaldal. Endine kaitseminister Yoav Gallant kirjutas X-is. Kindralmajor Avi Bluth on julge ja väga silmapaistev ohvitser. Tema vallandamine otse-eetris on põlastusväärne tegu, mis ületab järjekordse punase joone. Iisraeli kaitsevägi on Iisraeli riigi kilp. Ülemate autoriteedi õõnestamine ja kaitseväe poliitilisse areenile tirimine on tulega mängimine, mis seab ohtu Iisraeli riigi. Endine kaitseminister ja sinivalge partei juht Benny Gantz ütles X-is. Olen brigaadikindral Avi Bluthi tundnud peaaegu 30 aastat. Ta on põhimõttekindel, enesekindel ja pragmaatiline ohvitser. Kaitseväe ametikohtade arutelude muutmine, osa Likudi eelvalimiste kampaaniast kahjustab riigi julgeolekut. Kaitseväe politiseerimine ei ole valitsemine, see on tõeline oht. Endine Iisraeli peaminister ja opositsioonijuht Naftali Bennett kirjutas, tsiteerin, valitsus omas sõdurite vastu. Pärast seda, kui 7. oktoobri valitsus lõpetas kaitseväe väljaspoolt lahtivõtmise ja tagas massilise ajateenistusest kõrvalehoidmise, on ta nüüd otsustanud kaitseväes seestpoolt lahti võtta ja tagada täielik kaos. Endine Iisraeli kaitseväe kindralmajor ja Knesseti liige Elazar Stern kutsub peaminister Netanyahut üles viivitamatult vallandama kaitseministri, öeldes, Israel Katz tegeleb eelvalimistega, mitte Iisraeli julgeolekuga. Kaitseminister on kaotanud igasuguse enesekontrolli. Siiski jääb kaitseminister Katz oma otsuse juurde, nimetades kriitikute väiteid täielikuks valeks ja osaks valitsuse vastasest poliitilisest kampaaniast. Ja tagasi siia stuudiosse. Mark, mis siin juhtus? Väga avalik teadanne otse-eetris ja siis väga avalik taganemine, öeldes, et tegelikult ei olnud mingit teadet tehtud. Miks teha seda nii avalikult? See ei ole hea ja eelkõige ei ole see hea Iisraeli riigile, sest igaüks, kes jälgib rahvusvahelist meediat, teab, millest räägivad kõik need lood äärmuslikust asunike vägivallast, mis on sageli üle Euroopa ja Põhja-Ameerika uudiste avalood ning valitsused kommenteerivad seda. Ja kui kohtud välisriikide suursaadikutega, ütlevad nad sulle, et see on nende jaoks number 1 teema. See, mida nad nimetavad asunike vägivallaks läänekaldal. Ja see lugu jätab kahjuks mulje, et Iisrael ei võta asunike vägivalla ohtu piisavalt tõsiselt. Et kui keskväejuhatuse ülem, kes juhib Iisraeli vägesid läänekaldal, kui teda distsiplineeritakse või talle öeldakse, et ta lahkub ametist, sest ta pole asunike vägivalla suhtes piisavalt karm, siis see on rahvusvaheliselt halb sõnum ja ma arvan, et seda tuleks mõista. Iga kord, kui toimub eriti jõhker asunike vägivalla juhtum, peame taas kord ütlema, et see ei iseloomusta enamiku asunikest, vaid tegemist on väikese vähemusega oma kohturühmaga. Samas, iga kord, kui nad midagi teevad, järgneb sellele rahvusvaheliselt suur vastureaktsioon. Ja, on oluline, et me saaksime selle kontrolli alla. Nüüd peaminister ja kaitseminister kõik ütlevad sõnades, jah, et me peame selle ebaseadusliku nähtuse kontrolli alla saama. Et selle suhtes ei tohiks olla mingit sallivust ja selle loo probleem on see, et see jätab mulje. See jätab mõnele mulje ja seda kasutatakse Iisraeli riigi vastu. Et Iisrael ei võta seda ohtu piisavalt tõsiselt. Ja lisaks asunike vägivalla probleemile endale, kui me vaatame seda lugu, siis see on muidugi rohkemast kui ainult sellest. See räägib sellest, kuidas poliitika ja sõjavägi omavahel segunevad ja mis siis juhtub. Ma mõtlen, me oleme näinud, mis juhtub siis, kui sõjavägi hakkab poliitikasse sekkuma, aga mis juhtub siis, kui selline poliitika hakkab sekkuma sõjaväkke? Vaata, parlamentaarses valimissüsteemis nagu Iisraelis on loomulik, et valimiste ajal kasutavad mõned poliitikud erinevaid teemasid oma seisukohtade edendamiseks. Ma lihtsalt märgin, et on väga kahetsusväärne, et see toimub, nagu Mark tabavalt ütleb, ja see on üks kõige muret tekitavamaid või kahjulikumaid teemasid globaalsel areenil. Lõppkokkuvõttes, mida Avi Bluth siin üritas teha, ta püüdis halduskinnipidamised uuesti kasutusele võtta. Vahend, mida peetakse üheks tõhusamaks vahendiks
selle jõhkra nähtuse vastu võitlemisel. Ja siis, kuna ta oli valmis sellele jõuliselt vastu astuma, eemaldab kaitseminister ta ametikohalt. See võiks teata küll kogu selle kriitika juures sõjaväe aadressil, et nad ei tee piisavalt, kuigi see ei ole korrakaitsejõud. Selle võimekus võidelda on väga piiratud. Seda seetõttu, et sõjaväe roll lääne kaldal ning Juudamaal ja Samaarias on kaitsta iisraelasi. See ongi nende olemasolu põhjus. Ja kui nad pannakse olukorda, kus nad peavad tegutsema korrakaitsejõuna, siis niipea kui kõrgauastmega kindral üritab seda kasutada, lükatakse seda kõrvale. See saadab väga halva sõnumi. Mis puudutab teie küsimust poliitika sekkumisest, siis kahjuks on see loomulik asi, mis juhtub liberaalsetes demokraatiates. Kahjuks toimub see ühes Iisraeli jaoks rahvusvahelisel areenil kõige kriitilisemas küsimuses. Ja astutud samm ei aita Iisraeli, vaid kahjustab tema positsiooni. Ja mida me nüüd näha võime? Ma mõtlen, kuhu see lugu liigub. Kas me näeme vastuseisu Iisraeli kaitseväelt, Katsilt? Mis on järgmised sammud? Oleme juba kuulnud vastuseisu Iisraeli kaitseväelt. Iisraeli kaitseväe pressiesindaja, kes räägib sõjaväe nimel. Ta ütles väga selgelt, et pole olnud mingit teadet, et keskväe juhatuse juht kavatsetakse välja vahetada. Ja seda pole kooskõlastatud staabi ülemaga. Loomulikult, siin on suuremad küsimused tsiviilkontrollist sõjaväe üle. Lõppkokkuvõttes elame riigis, kus sõjavägi allub valitud valitsuse juhtimisele. Ja kui valitud valitsusel on tugevad seisukohad, peab armee neid kuulama. Armee ei kujunda poliitikat. Teisalt on olemas õige käsuliin ja need asjad peavad olema tehtud korrektsed. Ma mõtlen, et kaitseminister ütleks, et ta oli ärritunud või pahane keskväe juhatuse juhataja peale, sest keskväe juhatus kaebas ta kohtusse mingi küsimuse pärast, eks. Mõned inimesed ütleksid, et see oligi tema kohustus see küsimus kohtusse viia. Nii et see võib muutuda väga tehniliseks. Ma ei usu ka, et see oli planeeritud, sest kui vaadata tegelikku intervjuud kaitseministriga, siis tegemist oli pigem vabas vormis paneeli vestlusega ja keegi küsis temalt, mis siin toimub ning ta andis vastuse. Ma ei ole kindel, et ta tahtis sellist pealkirja tekitada, aga ootame ja vaatame. Hästi. Aitäh teile mõlemale. Jääge meiega.